ma istusin siia tooli, istusin oma kaamera ette selleks, et siis iseendale see lugu ära rääkida. Mina olen Annika, olen vaimse selguse looja ja praegu ma loon vaimset selgust selle looga, miks ma seda teen ja kuidas ma siia jõudsin iseendale. Peab tunnistama, et mul on olnud ebamugav üldse sellest rääkida. Ma tunnen mingisugust tõrget, aga ma olen võtnud endale eesmärgiks, et ma astun vastu nendele ebamugavusmomentidele, mis minus on, sest et mingil määral see ebamugavus on mulle märgiks, et ma just pean seda tegema, ma pean sealt läbi minema, sest et teisel pool ebamugavust on väekam ja võimas mina ning ma päriselt ihkan kogeda ja kehastada ja tundma õppida seda ennast, kes on ehe ja aus ja väekas ja võimekas ning selle jaoks tuleb astuda neid ebamugavaid samme. Ma tahan ju luua vaimset selgust nende inimestega, kes minu juurde tulevad ning selleks, et teistele seda ruumi hoida, on seda selgust vaja ka minu enda sees. See termin, see vaimne selgus ei tähenda ainult sellist spirituaalselt ja hingelist poolt, kuigi hõlmab muidugi seda ka, aga ma näen vaimsuse all suuresti ka viisi, kuidas me mõtleme ja viisi, kuidas me oma tundeid suuname ja juhime ja kuidas me üldse lubame endal tunda. Ja kui me nii-öelda selle tervikuks pildiks loome, siis ennekõike tähendab see sellist julgust olla ehe, julgust olla aus. Oma loo jagamiseks ma pean minema tagasi 20 aastat. Ma olin siis teismeline, ma olin tohutu tundleja ja oma nii-öelda sisemiste protsesside jälgija. Mul ei olnud väga inimest, kellele seda jagada, sest et ma tajusin nagu väga tugevalt seda, et mind ei mõisteta õigesti või et mind ei nähta piisavalt. Ja nii ma siis hoidsingi suurem osas omaette ja olin parim sõber iseenda päevikuga. Aga nagu igale teismelisele, siis ka minul juhtus nõnda, et ma armusin, leidsin endale kõrvale inimese, kes justkui tegi seda sama, mida mina tegin ja ma esimest korda päriselt tundsin, et on inimene, kes mind näeb, ta näeb minu sisse, ta saab must aru, ma ei pea ülearust seletama, ma lihtsalt võisin talle jagada seda kujundit ja ta nagu kuidagi mõistis, et ma tundsin, et meie nii-öelda selline keel on samasugune, meie mõistmine maailmast oli sarnane ja mul oli temaga hästi sihuke kerge ja lihtne olla. Aga minu pürgimused olid hoopis midagi muud. Mul oli mingi selline kinnisidee tõestada iseennast, tõestada ennast oma perekonnale, võib-olla ka sõpradele. Ja see tõestamine mingil määral tegi mind pimedaks, tegi mind vähem tundlikumaks, ma arvan. Liikusin ringi hoopis teistes seltskondades kui minu kaaslane, ehk siis aja jooksul meie teed läksid rohkem lahku ja kuidagi minu tähelepanu ei olnud tema suunas piisav. Tollel kaaslasel olid omad elu väljakutsed, omad raskused.
ja tema valis üsna traagilise väljapääsu neist raskustest. Ta otsustas lahkuda vabatahtlikult siinsest ilmast. ja see mõjutas mind väga palju. see on jätnud senini mulle üsna tugeva jälje. see on asi, millest ma väga ei taha rääkida, vähemalt mitte otsesel kujul. sealt maalt, kui see sündmus aset leidis, minu elu väga tugevalt muutus. ma arvan, et ma kapseldusin. ma ei oska praegu leida neid õigeid sõnu, aga ma leidsin nii palju erinevaid viise, kuidas iseennast kaitsta. et ma ei tahtnud enam tunda, ma ei tahtnud ennast niimoodi jagada. Ma kuidagi lõin võib-olla mingi uue annika, et see oli nagu mingit sorti avatar. ja ma päriselt uskusin sellesse, et kuidagi see uus Annika, kes ma siis olin, see tundus mulle nagu õige. see on nii veider, seda on nii imelik seletada, kuidagi veider elukogemus, aga ma olin päriselt mingite maskide taga. Uskusin sellesse illusiooni, mida ma lõin, kuigi mu elus oli nii palju veidraid nihkeid, mis mingil määral nagu väga tugevalt tulid esile. aga ma nagu surusin need alla või lükkasin need eemale või leidsin viise, kuidas neid ratsionaliseerida. ja nii ma läksin oma eluga väga kiiresti edasi, ma nagu tõesti põletasin oma elu. Ma tundsin, et mul on nagu kiirus taga. ma astusin suhtesse. see oli mõistlik suhe. selles suhtes oli mõistmist, seal oli lubamist, et kuigi mul oli väga tugev jälg, et ma kindlasti olin üsna raske kaaslane, aga ma tundsin, et mind nähtaks ja ma tundsin, et mind hoitakse nagu koos ja hoitakse tugevana. siis ma abiellusin. arvasin, et selle edasiminekuga ma nagu lahendan varasemaid puudujääke. aga mul tervis vedas palju kordi alt. ma olin tõesti tõsiselt väga haige. mul oli lisaks füüsilisele vaegustele ka vaimseid vaegusi. ma põdesin kuidagi varjatud kujul depressiooni. ma olin vihane, ma olin nii vihane. ja ma elasin seda oma kaaslase peal välja. muidugi mul olid neid valgussähvatusi, kus ma tundsin pettumustunnet või tundsin petetud olemise tunnet. ma päriselt tundsin aeg-ajalt seda, et need asjad ei ole nagu reaalselt nii, nagu mu ettekujutluses olid. et mul olid nii segamini minu enda illusioonid, arusaamad selle reaalsusega, mis päriselt oli, et see unenäoline maailm ja reaalsus olid kuidagi nii pahupidi. ma hakkasin ühelt maalt otsima väljapääse, aga mu sees oli võitlus. ühelt poolt ma nii tahtsin kuulata ennast, aga ma täpselt ei saanud aru, et mida ma enda juures kuulama pean. ja samal ajal ma nii tahtsin ehitada seda
elu, mis ma parasjagu ehitasin. see võitlus kestis palju aastaid, kuni mu peas oli mingit sorti otsus juba tehtud, et ma lihtsalt ei jaksa enam. ma tahaks kergemat elu, ma tahaks vabaneda. ma hakkasin ootama või lootma, et kuidagi see väljapääs tuleb. ja see väljapääs tuli lihtsalt ühe inimese näol, kes näitas mulle, et Annika, sa oled hoopis keegi teine. sa saad lihtsamini, sa saad elada ehedamalt. ja see inimene lihtsalt, ma ei tea, mõjus mulle kuidagi niimoodi, et ma avanesin ja ma sain kuulda päriselt iseennast. ma sain näha päriselt iseennast, see oli imeline peegeldus ja ma lahutasin. ma alustasin uut elu iseendana, ehk siis see vaimse selguse loomine ongi minu jaoks oluline. ma olen kogenud seda, kui lihtne on elada illusioonides, kui osavad me oleme iseendale lugusid rääkima ja neid uskuma ja nende järgi elama ja siis oma teelt kõrvale kalduma. puhtalt lihtsalt sellepärast, et me ei julge elada ehedalt. ma pole tahtnud ka sellest oma abielust rääkides, et see on üks teema, mida ma miskipärast häbenen. olla lahutatud tähendab minu jaoks justkui mingit sorti läbikukkumist, mis on mõnes mõttes naeruväärne, sest et läbikukkumisi ei ole olemas. see konkreetne näide, minu abielu lahutus, on nii selge näide sellest, kuidas see eluetapp on tegelikult muutnud minu elu nagu kardinaalselt. see on justkui minu kõige suurem õppetund, minu kõige sügavam jõud, mis mind on suunanud edasi liikuma just sellesse kohta, kus ma parasjagu olen. sellest eluetapist alates ma olen elanud suurem osas oma südame järgi. ma olen pürginud sinnapoole, et elada ehedalt, ausalt, autentselt iseendana. et ma järjest ja järjest võtan maha maske, vaatan iseendale otsa, kuulan iseennast, märkan iseennast ja tegutsen selle järgi. ja ma olen seda teinud nüüdseks juba kaheksa aastat. selleks, et iseennast kuulata, ma olen väga palju harinud iseennast, õppinud erinevaid meetodeid, kuidas ennast paremini juhtida, kuidas oma emotsioone tunda, kuidas neid lubada endale isegi siis, kui nad on rasked ja valusad, kuidas ma saan iseennast nii-öelda kaitsta või toetada just nõnda, et see oleks mulle ohutu, et ma ei peaks niimoodi müüri enda ümber ehitama. ma tunnen, et mul on ka seda võimekust teisi juhendada, et nad oskaksid märgata endas paremini neid kohti, mis jäävad neile märkamata. ma tean omast kogemusest, et mitte keegi teine ei saa sulle öelda, kes sa oled või
kuidas elama pead, selle pead ise endas leidma. aga see, et kuidas seda iseendas leida, siis selles osas on võimalik tuge küsida ja on võimalik juhendust saada selleks, et oleks julgem ehedana elada.